Mina olen siis Tauri Tuvikene, mina olen Tallinna Ülikooli linnauuringute professor ja selle õppekava kuraator. Ma hiljem näitan, et ma ei ole sugugi ainuke inimene, kes siin selle õppekavaga tegeleb, et neid inimesi on veel. Aga praegu ma tutvustan teile seda lühidalt, et mis see õppekava selline on. Ja peale seda on meil aega siis mõningateks küsimusteks või väikeseks aruteluks. Nii, põhimõtteliselt on tegemist siis sellise sessioonõppel õppekavaga, et õpe toimub siis peamiselt reedeti. Vahel tõesti on õpe ka neljapäeva õhtul ja vahel ka laupäeval, aga need on erandid. Ütleme, et üldiselt on niimoodi, et reede on see põhiline päev, mil meil õpe toimub. Ja ma muidugi ei alustanud üldse, mis asi see õppekava selline on üldse, et ma loodan, et te selle info olete enam-vähem kätte saanud, et kui te olete siis huvitatud küsimustest, mis on linnade või linnade planeerimisega, linnade korraldamise, linnade arendusega, linnadest arusaamise, linnade uuringutega seotud, et siis see on just täpselt õige koht. Ta on tegelikult niisugune erialasid ühendav eriala, et on tõesti, nagu ma ütlesin, linna planeerimine, aga samamoodi ka linnakultuur, et me paikneme tegelikult Humanitaarteaduste Instituudis ja meil on ka mõned ained, mis tegelevad just selliste linnakultuuri küsimustega, aga samas see kultuuri aspekt ei domineeri, et sellist ka rakenduslikku osa või mõtestamist on ka päris palju. Liikuvuse teemad, transpordi teemad on kahtlemata üpris olulised kogu selle õppekava kontekstis, nagu minule endale siis südamelähedased. Kõik linnadega või linnaregioonidega seotud liikuvuse küsimused. Võtame vastu 14 tudengit aastas ja õpe kestab siis 2 aastat. See on see baasinfo. Ja käsitleme siis, fookus on loomulikult Eestil ikkagi õppekava konteksti vaadates. Aga tuleb teemadena sisse ka muid kui Eestist väljast, et samas, kui me vaatame näiteks lugemismaterjali, vaatame, et suur osa sellest on inglise keeles ja see käsitleb siis muud kui Eestis toimuvat sageli. Et kui me vaatame inspiratsiooni, me proovime aru saada, mismoodi linnu korraldatakse, siis me vaatame teiste linnade poole palju. Ja üpris paljud, kes õppekaval on õppima tulnud, on ka ise praktiku taustaga, et kahtlemata on see ka on taseme või sessioonõpe, ehk siis on võimalik ainult üks päev või natuke rohkem nädalas käia õppimas. Et on olnud pigem kutsuv siis inimestele, kes on juba tööl ja ka isegi valdkonnas tööl ja mõte on ka selles, et tugevdada just sellist kontseptuaalset või teoreetilist tausta. Isegi kui praktilised kogemused on olemas, siis just sellist nagu sisulist teadmist juurde saada, mida siis akadeemiline pool suudab anda. Et see praktiline kogemus oli nagu huvitav, et mul oli just sel semestril, kui ma õpetasin, siis tekkis arutelu, ma õpetan kursust linnaplaneerimine ja liikuvus ja tekkis klassis mingisugune reklaaminduse teemaline küsimus. Ja siis kohe võttis sõna üks teine tudeng klassis, ütles, et jah, et mina just selle teemaga tegelikult Tallinna linnas tegelengi, et sellega lahendus on niimoodi. Et mul oli nagu väga hea jälgida, kuidas ma sain aidata kaasa lahenduste tekkele, ilma et ma oleks pidanud otsesed vastused andma, vaid vastused olid ruumis täiesti kenasti olemas. Aga loomulikult see ei ole alati niimoodi, vahel tuleb ka teistmoodi lahendada asju. Õppekava on ise juba alates aastast 2008 ja selles valdkonnas on palju eksperte Eestis, et tuntumatest on, eks ole, Tallinna abilinnapea on õppekava lõpetanud, Made Lippus, aga nüüd vahepeal oli ka Narva abilinnapea, aga ta peaks olema juba mujal tööl, et need on nagu sellistes ametikohtades, samamoodi ministeeriumides inimesi, erinevates vallavalitsustes ja nii edasi. On ka kolmanda sektori esindajaid, on ettevõtetest inimesi, on näiteks planeerimisfirmadest on inimesi. Aga, ja ma arvan, et see on ka oluline rõhutada, et ei pea olema
valdkonnas juba töötab praktik, et on ka palju neid, kes tulevad, jätkavad õpinguid või siis peale bakalaureust, et on sotsioloogi taustaga, kultuuriteaduse taustaga on tuldud, on ajaloo tausta pealt tuldud ja nii edasi, et neid ka geograafia taustaga, eks ole, et see valdkond on päris lai, kust on tegelikult sisenetud ja meile tegelikult meeldibki, et on selline mitmekesine grupp, kus on nii praktikuid ka neid, kes pigem jätkavad sellist, kes soovivad valdkonda siseneda, linnakorralduse valdkonda. Samamoodi on tudengid panustanud ühiskondlikku arutelu, et kui te olete Sirkvi vaadanud, siis aeg-ajalt seal on arhitektuuri osas, näiteks lõputöödest oleme alati kirjutanud, et võite sealt leida neid lõputöö ülevaateid. Otsime ka seosed käimasolevate teadusprojektidega, et näiteks eelmine aasta oli meil, või see eelmine aasta oli Rae vallas, kus oli just käimas teadusprojekt ka nagu selle valla ja liikumise teemast, et kuidas on ühenduvus Tallinna linnaga, tööstusalade ühenduvus, kuidas inimesed tööstusaladele saavad, kuidas parandada koolivälise tegevuse kättesaadavust ja nii edasi, erinevad teemad ja siis kui oli seotud ka nagu sellise valla enda tegevusega, et planeerime koos lagedit, oli nagu ettevõtmine, nii et siis me lõime seose sellise konkreetse küsimusega, mis oli vallas, konkreetse küsimusega, millega me teadusprojekt tegeles, üks rahvusvaheline teadusprojekt ja siis nagu õppetööga, et sellist lähenemist meile üldiselt meeldib kasutada. Ja ma olen ka rõhutanud veel siin seda osalust planeerimiskonverentsil, Tartu planeerimiskonverentsil, et see toimub nüüd varsti juba 3 nädala pärast, et me alati ka sealt osa oleme võtnud nagu siis grupina isegi. Samamoodi Facebooki lehekülg, mille te ilmselt olete üles leidnud, et kui ei ole, siis vaadake sisse. Nii, kiired ka õppekava struktuurist. Et õppekava on üles ehitatud selline klassikaliselt Tallinna Ülikoolis, et on üleülikooli aine, milleks on elu, milleks on nüüd veel natuke lisavõimalusi, on ka hüpeaine. Võite ka selle kohta uurida veel, et seal on natuke teisi formaate, kui te juba elukursust olete teinud, et elu on siis niisugune erialasid lõimiv uuendus, nagu ta nimi on. On niisugune projektipõhine aine, et lahendatakse mingit konkreetset jällegi teemat projektipõhiselt väikestes rühmades, 6-liikmelistes ja siis nagu juhendaja nagu aitab seda lahendada. Tavaliselt on mingisugune praktiline väljund, et on see siis ka mingisugune meediaartikkel või on see mingisugune aruanne või midagi veel põnevat. Et on inimesed siis õlut valmistanud ja nii edasi. See ei ole sugugi üldse mitte ainult õppekava sisene aine, vaid see on just koostöös teiste õppekavadega, sageli ka teiste teaduskondadega. Aga me oleme tavaliselt linnakorralduse õppejõududega mõne teema sinna välja pakkunud, et oleme näiteks jalgrattaliikuvuse küsimustega tegelenud seal või üks aasta näiteks Tallinna linnaga koostöös oli lasteaiad ja kuidas lasteaed ja linnaruum, et kas saaks ühelt poolt lasteaiad olla avatumad erinevateks muudeks tegevusteks peale lastehoiu ja samamoodi kasutada ka laste hoidmisel mitte ainult seda lasteaia enda ruumi, vaid kasutada nagu sellist linnaruumi laiemalt, et ühesõnaga selliste seoste loomine. Erialased valdkondlikud võõrkeeled, instituudi üldaine, meetodite kursus, see on see põhiline. Suur plokk, 60 EAP-d on linnakorraldus, see on erialaained, sellest ma selgitan veel natuke lähemalt. Linnakorralduse valikained on 12 EAP-d. Siin on kursused näiteks nagu kohaliku omavalitsuse valitsemine, meetodid on võimalik, näiteks kvalitatiivsed meetodid on võimalik veel tugevdada oma oskuseid. Keskkonnaõigus on näiteks aine, mis meil on eraldi olemas. Ja nii edasi. Siin on veel, et ka siin on võimalik, kui teie huvi on rohkem selline kultuuriline või humanitaarteaduslik näiteks, siis teil on võimalik just seda osa tegelikult endal siis ka tugevdada. Nii. Ja vabaained, mis te aga soovite ja lõpuks on magistritöö, mis on 24 EAP-d, suur, peaaegu et terve semestri mahus ja see on tavaliselt siis ennast huvitav teema. Te pakute selle välja ka sisse astudes, aga see ei pea teile nagu jääma selleks põhiteemaks. Aga alati see mõte on selles, et teil tegelikult on mingisugune teema, mida te tahate süvendatult uurida ja teile antakse selleks aega ja juhendajate poolne tugi. Nii, erialaained, mis on see põhiplokk, see on siis 60 EAP-d.
et selle sees olevad kursused, võib-olla te olete ka juba vaadanud veebilehest, et on linnageograafia, linnateooriad, mis on pigem selline kirjanduse põhine kursus, taustateooriate kursus, linna ökoloogia, looduspõhised lahendused, et me oleme alati pidanud ka tähtsaks, et oleks selline linna nagu looduskeskkond ja linn oleks sees ja see teema on alati nagu olnud üks selline keskne käsitlus, et sellised linnaloomad või taimed ja nii edasi, et me alati oleme tahtnud seda ka sisse tuua. Aasia linnaruumide poliitikat, ma ei tea, kas see tekitas teil küsimuse, et miks Aasia linnaruumide poliitikat, aga see kursus on ka nagu traditsiooniline kursus. Ja just see mõte on sellise globaalsema ja mitmekesisema konteksti andmine, mitte ainult Eesti kontekst ja kirjandus või kõik, millega sealt töötatakse kursusel on väga selline nagu sobilik linnakorraldusse ja seal on need seosed ja ülekanded kenasti võimalikud. Maastikuuuringud ja kultuurigeograafia on siis pigem selline pehmema valdkonna teema või toob siis selle kultuuri jällegi sisse, samamoodi linnakultuurid, kus siis mina olen andnud, oleme rääkinud nii kirjandusest kui linnakirjandusest, kui helidest ja muusikast, kui ka tegelikult nagu loovmajandusest ja nii-öelda selliste praktilisemate kultuuriküsimustega ka loonud seosed linnadega. Ruumiandmete visualiseerimine on kursus, mis on välja kasvanud nagu geoinfosüsteemi kursusest, aga pigem tegeleb siis selliste digitaalsete andmeanalüüsi meetoditega ja ruumiliste andmete kuidagi kujutamisega, analüüsimisega, kuidas seda erinevate meetoditega teha, mitte ainult ühe programmiga, vaid erinevate programmidega. Linnade ruumiline planeerimine, liikuvus, et see on üks selline ka jällegi keskne kursus, et kus me siis käsitleme just sellist liikuvuse, transpordi ja seotust nagu sellise ruumilise keskkonna planeerimisega. Kaks valdkonda saavad seal väga kokku. Linnakorralduse projekt, sellest ma natuke rääkisin ka see näide, kus meil oli seal Rae vallas üks konkreetne arendus, et see on kursus, mis toimub nii esimese kui teise aastaga koos. Et kui te nüüd alustate, siis te saate kohe esimesel semestril seda teha ja see on selline mingisuguse praktilise elulise küsimusega seotud kursus, kus me siis sageli ka koostöös mingite rakendusvaldkonna inimestega midagi teeme. Linnakorralduse magistriseminar aitab magistritööks kaasa ja lisaks on praktika, kus on võimalik käia siis erinevates asutustes tööl või siis ka üle kanda oma senist töökogemust väikese sellise reflektsiooniga. Erialast lõimivast uuendusest ma natuke rääkisin ja valikainest ma rääkisin. Et see on nagu see taust, need oleme meie ja siin on Hannes Palang on veel lisaks minule inimgeograafia professor, Tarmo Pikner, vanemteadur, Raili Nugin, kes on ka nüüd vanemteadur, Anu Printsmar, teadur, Karin Tiin, Kadri Kasemets, Merlin Rehemaa, loodusvaldkonnast on siin Piret Vaht ja tegelikult ka Bianca Plüske-Altop. Oleme kaasanud, need on kõik, kes tasub kaasata lõputöö juhendajateks. Oleme aeg-ajalt lubanud ka väljaspoolt leida juhendajaid, aga siis kindlasti mõni nii-öelda põhiõppejõududest peaks olema kõrval, kes siis aitab juhendamisel kaasa. Vot, veel see praktiline info veel vastuvõtu koha pealt. Võib-olla kui te ei ole veel leidnud, siis vastuvõtt algab 19. maist, kestab juuni lõpuni, kell 12 oli kirjas. See käib infosüsteemi SAIS kaudu, mitte siis Tallinna Ülikooli enda veebilehel. Sisseastumisvestlused oli 7.–8. juuli. Kellaaja saab siis juba siis, kui avaldus esitada. Meil on 2 päeval sel aastal need vestlused. Aga see on tavaliselt siuke 20 minutit, 15–20 minutit on kogu see vestlusaeg. Ja sisseastumiseks on vaja motivatsioonikirja. Meil on ka olemas need punktid, mis seal peaks olema kajastatud, et see on toodud ja siis on vestlus. Mõlemad on pool ja pool kogu sellest sisseastumise tulemusest. Võite vaadata ka lõputöid. Ma ei tea, kas 2 viimase aasta tööd vist igal juhul, kui need seal veel ei ole, siis nad seal varsti on. Et ka need viimased tööd on seal olemas. Ja ega minu poolt rohkem ei olegi. See on tegelikult ülevaade sellest õppekavast, mis meil on. Ja ma arvan, et kõige parem oleks see, et äkki teil on tekkinud mõni küsimus ja mis teid siia just toob. Kas kellelgi on küsimus? Kui võimalik, siis küsiks. Palun.
natuke ebaviisakas võib-olla kõndides, palun vabandust, aga Ei ole hullu. küsiks just selle magistrikava kohta või magistritöö teema kohta, et kui suur osa on vestlusel pühendatud valitud teemale just selles vaates, et tõesti see ei peaks realiseeruma või see muutub. Et kui oluline on ikkagi olla veendunud või kindel oma valitud teemas ja kui palju sellest vestlusel ka juttu tuleb. Aitäh. No vot, hea küsimus, aitäh. Ja linnaruumist rääkimine alati just väga, see on niisugune poolikult linnaruum, ma näen, et seal on piisavalt üks heinamaa ka kõrval. Aga ja, ei absoluutselt, et me räägime sellest teemast kindlasti, aga see ei ole, see kuidagi teema ei ole seotud, et te peaksite sellega jätkama, see ei ole nagu, see ei ole oluline, et te sellega ilmtingimata jätkaksite, see pigem näitab teie valmisolekut või teie huvi mingi teemaga tegeleda. Ja teil on võimalik seda natuke lahti kirjutada, see ei ole kogu selle motivatsioonikirja osa, see on üks punkt seal. Et see pigem on oluline, et see kõik moodustaks sellise kena terviku, et teil on nagu, saate aru, et mida te tahate tegema tulla, see on teile loogiline, miks te tulete linnakorraldusse, põhjendatud. Ja natuke on mingit eelnevat nagu vaadanud ka, et mis valdkond see selline on ikkagi, mis selles valdkonnas tehakse. Et seda me tegelikult seal siis hindame. Et jah, ma ei tea, kas see vastab küsimusele? Ja, ikka vastab. Ja kui tohib, siis ma küsiks veel juurde, siis tahtsin teistel küsida, et 14 inimest on piisavalt väike grupp, aga viimaste aastate tulemustele tuginedes palju päriselt lõpetab? No vot, meil praegu on see lõputööde kirjutamise aeg, et see lõpetanute hulk on, kuidas ma ütlen, et 2 aastaga see lõpetanute arv on väiksem, sest 2 aastaga ei jõuta, eriti kui inimesed teevad samal ajal tööd. See 3 aastaga lõpetanute hulk on suurem, aga ma ütleks, et äkki 7 või suurusjärgus niimoodi või 8 on ju, see sõltub, see on aastati erinev ja no ongi, et see on erinevaid põhjusi, mis tuleb inimestel vahele, et on see, et siin mõni on ka lapse saanud samal ajal, kui õpinguid alustatud, et on ka alates sellest, kuni tööalaselt on kiirem aeg ja nii edasi, et sageli, nojah, et olles siis nagu rääkides, mis on nagu need väljakutsed, see alati ütleb, see lõputöö on tavaliselt see kõige suurem väljakutse, et nagu nii-öelda, eks me proovime toetada nii palju kui võimalik, aga alati see endal selle aja motivatsiooni leidmine ja see on üldiselt selline kõige suurem komistuskivi, et jõuab nagu muud asjad ära teha ja siis lõputöö on see, mis jääb veel nagu mõtlemiseks, et nominaalaeg on selles mõttes 2, aga 1 aasta on niisugust armuaega veel lisaks, kui on tõesti vaja, et läheb kauem tegemisega. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ja, tere. Tervist. Ma küsiksin selle ruumiandmete analüüsi, ruumiandmete visualiseerimise aine kohta, et kas seal või tähendab, mis programme te seal kasutate või mille põhjal te seda ainet? Ma just mõtlen, kas ma oskan vastata sellele. Et seda muidu annab Anu Printsmann, et kunagi oli ta selline ArcGIS-i põhine kursus, aga tõesti me liikusime ArcGIS-ist edasi, et ta tegelikult kasutab sealt sellist komplektiainet, et ArcGIS peaks seal siiamaani sees olema või siis kas QGIS on ka veel võimalik, et lihtsalt miks aine sai ka ümber kujundada, oli see, et tegelikult väga sageli neid programme ei kasutatud edasi. Me õppisime tavaliselt väga süvendatud just seda ühte programmi, aga neid, kes kasutavad ühte programmi ja jäävad seda tegema, ei ole tegelikult väga palju. Et ma ei tea, kas te küsite pigem selle mõttega, et te kasutate midagi, et teid huvitab, et tugevdada või te pigem tunnete hirmu, et on äkki liiga palju tehnilist teadmist? Jah, et tahaks teada selles mõttes, et ma ArcGIS-iga olen nüüd natuke tuttav siin Tartu Ülikoolis, aga
Aga jah, seal õisis ei olnud isegi kirjas, et mida te siis seal õpetate, et just, aga see on väga ja, tervitatav, kui nagu saabki just õppida teisi programme, sest igal töökohal ei pruugi olla just tarkis saadaval. ja ma ütlekski nagu, et see kursuse pigem, mis saavutab sellega, on sellise, noh, ütleme, esmased teadmised võimalustest, kuidas teha ruumiandmete visualiseerimist, sealt, et jõuda nagu vilumuseni, tuleb sellega siis ise edasi töötada. Et see oli pigem see mõte jah, et tarkissi, noh, iseenesest jah, kui teha ühte ainet süvitsi, selle trump on see, et selle aine saab kätte, samal ajal kui sellega niikuinii tööle ei hakata, siis on sellest suhteliselt vähe kasu jällegi. Et selles mõttes see ongi nagu natuke see valiku koht ja tarkissi jaoks meil muidu on ülikoolis ka litsentsid olemas, et tarkissi on alati võimalik kasutada. Ja Anu Printsmann, kes seda ainet annab, muidugi oskab väga süvitsi seda programmi ennast kasutada ka. Hästi, aga see on siis muidu ainuke selline geoinformaatika Jah, aine sellele. jah, et seda küll jah, et rohkem ei ole ja kui on huvi tegeleda geoinformaatika ainete või meetoditega, et siis on võimalik põhimõtteliselt nagu nii-öelda ise lõputöö raames näiteks kasutada. Et võib-olla siis tuleb Anu juurde minna ja küsida ta lõputöö juhendajaks, et sellisel on võimalik nagu süvendatult teha ühte ainet ja saada ka inimene juhendajaks, kes seda programmi tunneb, et see on see võimalus jah. Et muidu ainete raames rohkem ei ole, kui just ka vabaainetena midagi ei võta, et tegelikult see võimalus on ka veel olemas. Et on võimalik võtta mingid ained juurde, et ka tegelikult väljaspool maja. Inimesed on käinud teistes ülikoolides, nii palju kui ülikoolid ise on vastu võtnud ja meie poolt on ka okei olnud, kui on kuskil mujal veel mingisugune puuduolev oskus juurde võetud. Selge, aitäh. Aitäh. Kas on veel mõni küsimus? Vabaainete nimekiri. Vabaainete nimekirja selles mõttes ei ole, et vabaained on kõik võimalikud ained, mida ülikool annab ja isegi võib otsida väljaspool ülikooli. On olemas siis see valikainete nimekiri ja valikainetest tuleb tõesti valida siis vastav arv punkte, mis seal on toodud, et kas oli 12 ja valikainet kokku on 36 EAP eest, et nende seast tuleb siis valida. Lisaks muidu, kusjuures mida on ka kasutatud, on ka välismaale õppima minek, et alati väga julgustatud ja väga teretulnud, kui te tahate, kas siis üks variant on minna Rasmusega näiteks pooleks aastaks välismaale õpinguid tegema või on ka võimalik praktikale. Ja samamoodi Rasmusega on võimalik saada ka rahastust selle jaoks, et see on tegelikult täitsa nagu mõttekoht. Küsimus teemale, et konkurss. Konkurss on enam-vähem 2 inimest kohal olnud. Viimastel aastatel. Võib-olla isegi natukene rohkem, on kõikunud 2,1, 2,2, midagi sellist suurusjärgus. Ei ole 14 inimest kohale ja ei ole ka päris nii, et kõik. Ma küsiks huvi pärast veel, et ma vist täheldasin mõni aasta tagasi oli see eriala veel nagu üleaastase vastuvõtuga, et mis põhjusel te muutsite selle? Ta ei olnud üleaastase vastuvõtuga, ta vahetas instituuti. Ta liikus, tal oli nii-öelda väike, see oli vaheaasta, ütleme siis nii, see oli siuke puhkeaasta, kui tehti asju natuke ümber. Ja siis ja sealt see tuli, et eks ta on selle ajaloo jooksul on ta olnud erineva ülesehitusega, erineva arvu inimestega, et siin esimestel aastatel oli siin sisseastujaid võib-olla 5, 6, kohati tundus, et optimaalne number võib-olla olekski 10. Aga praegu on see, et ülikool ise tahab ka, et oleks vähemalt 14 inimest ikkagi. Ja 14 inimest on ka kenasti kokku tulnud, et selles mõttes on meil siuke grupp ilusasti moodustunud, et on ka aastaid, ma ei tea, 10 aastat tagasi oli vahepeal ka 3, et selles mõttes, et eks ta on niimoodi, kõikunud on sõltunud ka hariduspoliitikatest, et kas haridus on tasuta või haridus on tasuline, et ka need on oma rolli mänginud. Praegu ta on siis, eks ole, tasuta hariduse osa, kui teil ei ole juba magistrikraadi all
siis võib tekkida see küsimus, et kas saab uuesti jätkata, et siis peab olema piisav vahe sees. Et ega seal muud ei olegi. Kas teil on mingit statistikat ka, et kui palju lõpetanutest on siis läinud sellesse valdkonda tööle? Või ei ole? Kahjuks ma ei oska niimoodi öelda tõesti, et selle küsimuse me peame täpsema vastuse saama. Mis ongi, on see, et suur osa on juba tööl. Et selles on nagu raske öelda. Aga ma tean neid nii-öelda valdkonda tööle minejaid küll, et kes on nagu selle eriala kaudu liikunud. Ja kohati on aidanud kaasa ka teiste inimestega kohtumine kursusel, kes on kusagil valdkonnas juba tööl või oskavad kutsuda või soovitada. Et ka see on oma rolli mänginud. Et jah, ma nagu paraku niimoodi numbriliselt ei oska öelda, et üldiselt suuremas osas vähemalt mulle tundub, et on nagu ikkagi selles tööl. Nii. Saab uurida linnaruumis sisest liikumist just erinevate elanike sihtgruppide vaatest. See läheb juba päris konkreetseks. Mulle hetkel tundub, et saab. Ma ei tea, kas linnaruumis sisese liikumise all mõeldakse nüüd, et kuidas, ma ei tea, näiteks vanemate inimeste liikumisvõimalused, probleemid, midagi sellist, et selliste teemadega me tegeleme näiteks. Ja tere, mina küsisin seda. Ja Tahtsingi just seda, et kuna ma ei ole üldse antud valdkonda mitte kuidagi seotud, olen täiesti sotsiaaltöö valdkonna inimene ja mind just huvitabki sellised erinevad sihtgrupid ja siis nende liikumine, panustades siis heaolu, erinevad sihtgrupid, mitte ainult erivajadusega inimesed, vaid eakad, lapsed, noored, et kas siin saab ka seda kuidagi? Saab, ikka saab. jah. See teema sobitubki väga hästi, just, et nüüd sõltub, võib-olla selle eriala nagu loogika mõttes on hea seletada, et ta on rohkem niisuguses sotsiaalteaduste taustaga, et ta ei ole tehniline, ta ei ole inseneri eriala, ta ei ole nagu see, et mis kallakuga peab tee olema, mismoodi trepid või liftid täpselt peavad olema. Et sellega meie ei tegele, aga ütleme see, kuidas et uurida, mis on väljakutsed näiteks erinevatel inimestel, et kuidas parandada liikumisvõimalust või ligipääsetavust, et seda kindlasti saab teha ja see sobitub nagu selle valdkonna. See oligi minu jah, aitäh. Just, et meil on ka see teema tõstatunud üks selliste liikuvuse teemade küsimustega, et näiteks liikuvuse modelleerimist me ei tee või transpordi modelleerimist me ei tee. Kui on huvi seda teha, siis on võimalik seda tegelikult ka juurde võtta teistelt erialad või näiteks, ma ei tea, teede tänavate projekteerimist, et me nagu ei võta joonist ette ja ei projekteeri seal tänavat. Kui me vaatame mingid olemasolevaid lahendusi, seda me teeme, aga me ei projekteeri ise, et selles mõttes et sellist nagu detailsed insenerioskused, et neid annavad teised kohad, et pigem meil on selline analüütiline, pigem siis sotsiaalteaduslik eriala. Okei, siis peaks väga hästi sobima. Okei, siis on hästi, selge. Nii, siis oli küsimus, et kui palju on õppetöös grupitööd. Üksjagu, ma nüüd mõtlen, et kuidas seda täpselt kirjeldada, et nagu päris rühmatöö ainetena on meil see, mis ma nimetasin, et kus on see linnakorralduse projekt, see on puhtalt nagu grupitööpõhine aine. Lisaks on grupitööd teiste ainete sees. Ja seda ikkagi on, ma ei oska nüüd öelda palju, et kas igas aines ei pruugi olla. Ma tean, et ma oma linnakultuuride aines on nagu grupitööd, linnaplaneerimise liikuvuse aines, meil on väikesed rühmad, mingeid asju me teeme rühmadena. Et selles mõttes need grupitöid ikkagi selle õppetöö raames tuleb. Seesama elu erialasid lõimiv uuenduskursus on grupitööpõhine. Et selles mõttes seda grupitööd ikkagi on. Aga mitte ainult. Ja praktilise valdkonnaga kokkupuutumise kogemuse
puudumine ise ei ole probleem. Et nagu ma ütlesin ka, et me oleme tahtnud hoida siin sellist balanssi, et on erinevaid inimesi, et arusaadavalt, kui sisse astutakse, et on ühelt pool inimene, kes tegeleb, ma ei tea, mingisuguse valla detailplaneeringute küsimuste lahendamisega igapäevaselt, soovib tugevdada oma teoreetilisi teadmisi selles valdkonnas. Või siis on teisel pool inimene, kes on õppinud näiteks kultuuriteadust, teab erinevat kirjandust sel teemal, huvitub linna teemadest, on natukene sisse lugenud sellesse, aga ega ei tunne nagu neid praktilisi, ei tea, mida tähendab, kuidas täpselt toimub linna planeerimine näiteks. Et mõlemad on sobilikud. Et oluline on see, et on huvi ja motivatsioon, et on nagu sisse, et šansse suurendab alati see, kui olete natuke vaadanud, et mis asi see, mis valdkond see selline on. Et seal veebilehel on ka natukene kirjandusviiteid, et loomulikult ka enda huvi selle vastu, et mis te siis tahate peale hakata, kuhu te tahate jõuda selle valdkonnaga, et kas te tahate jõuda, ei tea, Tallinna linna strateegiakeskusesse tööle näiteks või planeerimisfirmasse või mõnda ministeeriumisse või ma ei tea, mõne kinnisvaraarendusega tegelevasse ettevõttesse või mis on nagu need valdkonnad, kuhu tahaks edasi jõuda selle valdkonna. Kui ta ei ole praegu, eks ole, kuhu te tahaksite jõuda? See on ka oluline küsimus. Ja õppetöö on suhteliselt ikkagi iga nädal. See on siis nagu semestri sees, et see on siis sügis- ja kevadsemester, 14 nädalat. Ja see reede tuleks siis arvestada, see on tihedam sügisel, nagu esimene sügis ja esimene kevad on küllaltki tihedad. Järgmise aasta sügis on juba hõredam ja teise aasta kevad on nagu veel hõredam, sest siis on ennekõike see lõputöö kirjutamine. Kodutöö mahtu on palju, et suurem osa tööd on tegelikult iseseisev või selles mõttes, et ta ei ole tunni kontrolli stiilis. Et on pigem, aga et sellist iseseisvat nagu lugemist ja iseseisvat mõtlemist see on nii-öelda põhiline töövorm. Et kui ka see reedene kohtumine et kui võtta aine mahust, et neid nagu füüsilisi kokkusaamisi on võib-olla siin 20%, eks ole, kogu sellest aine mahust, et ülejäänud on tegelikult selline iseseisev töö, et kas on siis mingisugusega kirjatöö valmistamine, kas on mingi rühmatöös, mingi analüüsi koostamine või see on siis nii-öelda materjalidega tutvumine, et sageli on ka mingit lugemist, et nagu nii-öelda seda valdkonda siis rohkem tundma õppida. Nii. Mul on tunne, et ma olen suutnud kõik küsimused nüüd ära vastata või? Kas on veel mõni küsimus? Mul on tunne, et ei ole tulemas praegu küsimust. Veel korra hetke oodata, äkki on veel midagi, mida tahaks väga küsida? Aha, nii, õige, väga hea. See küsimus on väga hea küsimus tegelikult, see video ja palju me teeme. Kas me teeme kohtumistega või mitte, et Tallinna Ülikool liikus nagu sellele, et koroona ajal olid kõik asjad videos ja siis peale koroonat ikkagi oli eesmärk, et meil on õppetöö toimub majas sees, toimub nii-öelda koha peal. Ja me oleme seda printsiipi ikkagi järginud, et see õppetöö on koha peal ja meil on olnud erandeid siis, kui näiteks oligi üks konkreetne, oli lapse ootaja lapsega, et siis temale sõber pakkus nagu seda video kaudu osalemist, et me ise nagu ei teinud seda õppejõuna, et sõbra kaudu sai osaleda, aga see oli nagu erandlik. Üksikuid asju võib olla videos. Pigem siis sellised, näiteks meil magistritööde eelkaitsmine oli just enne seda praegu, seda me tegime Zoomis. Siis võivad olla mingisugused, ma ei tea, kursus näiteks linnaplaneerimise projekt on
noh, et need rühmatööd saavad olla Zoomis, ka juhendajaga kohtumine näiteks selle rühmatöö raames saab olla mingis virtuaalselt. Et sellised asjad küll. Muidu on ikkagi selline klassikaline õppetöö muidu ikkagi koha peal. Ma loodan, et reedest päev on võimalik kasutada. Et seda on kindlasti vaja sellisel juhul. Et kui teil on vaja tööandjaga käest kuidagi seda kokkulepet, et sellisel juhul jah, see oluline. Nii, aga siis ma arvan, et me oleme teemadega äkki ringi peale teinud, et ma loodan, et oli huvipakkuv nii enne siia tulemist kui ka nüüd, ka peale siin koosolekul olemist ja igal juhul soovin teile jõudu siis kui te olete nüüd ikkagi tulemas ja soovite sisse astuda, et siis materjalide kokkupanemisel ja siis juba kohtume vestlusel. Aga kõike paremat ja head õhtut!